kuidas leida motivatsiooni, kuidas leida üldse sellist teotahet, kuidas nagu hoida enda sees asjad hästi. Ongi see, et alusta kõige lihtsamast, alusta enda hommikute tegemisest. Alusta enda hommikutest. Jah, alusta hommikutest, alusta kõige lihtsamast. Et selle asemel, või noh, kui hommikul ärkad esimese asjana, siis olegi iseendaga, mõtle oma mõtteid, mõtle, mis sa päeva jooksul teha tahad. Aga tihti me teeme niimoodi, et kui me hommikul ärkame, siis võtame esimese asjana telo kätte ja kohe vaatame, mis toimub, onju, aga samas sa tegelikult ei olegi ärkvele veel läinud, sa veel ei funktsioneeri normaalselt ja kui sa võtad esimese asjana sotsmeedia lahti, siis sa juba saad mitte enda mõtteid, vaid kellegi teise mõtted. Ja mõtle, kui see on negatiivne ja see hakkab sind terve päeva jooksul kandma. Ei ole nagu hea tunne ja kui sa oled seda kogu aeg teinud, siis sa tegelikult ju oledki millegi mõju all kohe esimese asjana hommikul. Ja ma alustasin selle tegemist kunagi ise samamoodi ja ma ütlen nagu see tunne, enesetunne, see teotahe, see usk, et tegelikult nagu asjad on võimalikud, ma usun, et see on sellega tugevasti seotud. Sest kui ma hakkasin seda praktiseerima, ongi tegelikult, kui kohe ei saa pihta hakata, võta 10 minutit kõigepealt, reaalselt, võta see 10 minutit hommikul, kus sa oled iseendaga, kus sa mõtled kõik mõtted läbi, kus sa tunned kõik tunded läbi ja alles siis, kui sa oled rohkem ärganud, siis nagu võta see sotsmeedia, siis võta need infoasjad ette ja ma garanteerin sulle, kui sa seda okei, ja ma garanteerin sulle, kui sa teed seda 2 nädalat järjest, su enesetunne on tohutult teistsugusem, sa ei ole enam nii kergesti ärritunud, sa oled rahulikum, sul on järsku ideed, sul on mõtted, mida teha, kuhu minna, mida muuta ja see saab ainult juhtuda siis, kui sa oled iseendaga, seega hommikul reaalselt võta see hetk iseendale. 10 minutit, järgmine nädal tõstate 20 minutit, jõua 30 minutini ja su elu muutub